Ja, aga nüüd võtab tänane telehommik. Ma loodan, et täiesti ootamatu, aga väga toreda pöörde. Nimelt on äsja selgunud, et meie peatoimetaja Kajar Kase mitte ainult kogu oma vaba aega ei sisusta Ameerika poliitika jälgimise ja vaatlemisega, vaid tal tundub olevat ka üks tore harrastus. Sa ülejäänud aja mängid lauamänge kodus? Umbes niimoodi see on, jah. Tere hommikust. Mul on jah tõesti siuke Rooma ajaloo ja Ameerika valimiste kõrval mind huvitavad lauamängud. Eriti kui saaks siduda need kõik 3 ma olen varem käinud ühes teises telesaates ka lauamänge tutvustamas ja ma ütlen siin ka, et kui teil on lauamänge, et saatke meile, me hea meelega neid vaatame ja arvustame. Mul käib siuke lauamängu fookusgrupp kodus minu sõpradest koosnev iga paari kuu tagant ja testime uusi mänge hea meelega. Väga vahva. Aga mis alusel sa oled valinud tänased mängud? Need on meile toimetusse saadetud, et see on uued kõik, eks ole? Need on uued mängud ja see on huvitav ettevõte on see Taktik, et see on siis maailma kuulus lauamängu kontsern, mis asub Teatromigus. Jah. Kas sa tead või? Pole aimugi. Pori linnas Soomes, et see on siis näiteks Alias on nende mäng on ju minu üks suuri lemmikuid ja ka Mölki on nende mäng ja need on siis nende mõned uued mängud, mis aga siin hakkame kuskil pihta kohe on ju. Mängukaart näeb välja nagu plaadi ümbrus. Ja siis, kui sul on kodus plaadimängija, siis on suur lootus, et nüüd ma saan seda mängida, et mul on vinüülplaadi mängija, aga näed, mängulaud, mis tuleb välja, on siiski nagu selline. Ma olen juba müüdud sellepärast, et ma olen suur vinüüli fänn. Näitame korrast mängulauda ka, enne kui mängima hakkame. Nagu vinüülplaat. Just, aga kui sul on vinüüli kogu, siis sa seda siiski saad kasutada, et selle mängu mõte on siis nagu järgmine, et mina käivitan ühe laulu enda kuskilt playlistist, mul on antud hetkel see video peal olemas, et võime selle laulu kohe nüüd käima panna. DJ algab nüüd. Kes mängib parimaid lugusid on selle nimi või? Ei, DJ on see. DJ, jah. Ja sina pane see B-pool, et nii. Ja nüüd lugege siit ja mõelge, missugusesse kategooriasse võiks see lugu kuuluda, on ju. Siin on tõenäoliselt minestaksi, siin on ühesugune, ma ütlen, et siin on siis sellised variandid nagu tõenäoliselt kui oleksin selle artisti kontserdil esireas, seda laulu kuulates mängiksin õhugitarri nagu hullumeelne, seda laulu kuulaksin ainult üksi olles ja kõrvaklapi peas ja nii edasi. Siin on 12 valikut. Ja nüüd vaadake hoolega, te peate nagu minu kohta ära arvama, et millist seda muusika, mida see laul minu muusika maitses esindab. Nendest 12. Ma ütlen, et ma unustasin ise ka ära. See on natuke nagu India muusika või? Country, puhas country. Äkki me saame seda videot ka näidata, sellel on väga tore video ka. See on ikka siuke country. Kajar, ma arvan, et Kajar kuulaks seda laulu. Oota, nüüd on niimoodi, nüüd sa paned selle, nüüd ma olen teile eraldanud, näete, nõelad ja kumbki paneb oma nõela selle õige tracki peale, et mis ta arvab, mis see õige vastus siis on. Kus see oli? See on nagu siis need vinüülplaadi joonte imitatsioonid. Sina ka, siis sina... Kus on minu nõel kadunud? Ma ei tea, see kadus kuhugi. Just hetk tagasi ta oli siin, ta läks selle vinüülplaadi alla. Võib-olla küll, jah. Nii, ühesõnaga, sina arvad, Kristjan, mida? Sa kuuleksid seda üksi olles kõrvaklapid peas. Kus sa tahad panna? Ja Rumi? Ma usaldan Kristjanit, tema näeb paremini need kategooriad. Et kumbki siis valib, mida meie peame õigeks. Nii. Unustasin ise ära, mis see oli. 3. Ja, õige vastus on 10. See laul jääb kummitama, see on siis Kanada Bluegrassi bänd Deep South, mulle tohutult see meeldib, ja väga hea laul ja õudselt kummitab. Aga mis selle mängu mõte nüüd? Ja nüüd on niimoodi, et kahjuks te selles mängus punkte ei saanud, nüüd me liigume edasi Romi muusika maitse juurde. Järgmise mängu juurde. Ja, et ma ütlen nagu selle üldsoovituse siis ära, minu arust on see väga tore mäng, kui sulle meeldib muusika ja see on eriti hea sellepärast, et sul ei pea olema siuke väga arenenud muusika maitse, et võib olla siuke nagu keskmine nagu mul, et sul on enam-vähem 1000 lugu, mida sa tead ja siis nendest mängid kõikidele ette, siis kõik teised mängivad oma peeneid, kauneid lugusid, sa ütled, ei, see mulle üldse ei meeldi ja sinu lood kõigile meeldib. Lihtsalt kiire vaheküsimus, Kajar, kas selle mänguga ei kipu nii olema, et kui sul on see tore seltskond seal kodus ja te neid lugusid mängite, et see kuidagi läheb nagu selliseks üleüldiseks meluks ja muusikast rääkimiseks või see ongi eesmärk? Aga see mängu eesmärk ja natuke on. Üks element oli veel, et oleks pidanud ka ütlema, kas teile see konkreetne lugu meeldib või ei meeldi, on ju. Ja siis see oleks pidanud ühtima minu nagu arvamusega. Ega ta kiiresti tüütuks ei muutu? Ei, me tegime seda niimoodi, et me alustasime sellega, siis me tegime teised, siis me lõpetasime uuesti sellega. Kui sulle muusikat kuulata meeldib. Ehk siis kord on kasutatav ka, et ei ole nii, et ühe korra mängin läbi
ja siis on juba ja siin on öeldud, et 2-8 mängijat, et seda võttes suure seltskonnaga. Nii, aga lähme edasi, muidu me ei jõua. Nii, nüüd on teine mäng on loe mu mõtteid. See on siis nüüd seal teie ees, võtke kumbki üks pastakas ja siin on siis kategooria on lemmik animatsioonisari. Nüüd te kirjutate sinna oma vastuse ja mina kirjutan ka oma vastuse. Kirjutage niimoodi, et teised... Ma pean arvama sinu oma, jah? Ja, te peate arvama minu oma. Just pilve peale kirjutad. Nii. Mul on 2 varianti, ma jään selle juurde tegelikult. Nii. Ja siis... Kui on kirjutatud, siis kõik... Keeravad ümber. Just keeravad ümber siia. Näitame televiisorisse. Mina pakkusin Simpsonid. Nii, ja Romi pakkus... Mul oleks see teine variant. Ma mõtlesin ka Simpsonid. Nii, väga hea. Suurepärane. Ei saa veel teada. Nii, nüüd panete siia laua peale need variandid maha. Ja nüüd on teil niimoodi, et teie ees on nüüd teie kumbagi oma värvides on need väiksed nööbid. Kõigepealt mina panen oma nööbi ka. Kas see on meie... Ei, see ei ole veel see. Ma mõtlesin, kus me mängulaud on. Nii, mina panen oma nööbid siia niimoodi ja teie peate nüüd panema nende peale, et kuidas te nendest variantidest, mis siin on, mis te arvate, kas minu vastus võiks olla pöial püsti, käed risti ehk ei tea või siis ei, et see üldse ei ole. Mina arvan, et pöial püsti. Kindlasti pöial püsti. Kaerile peab meeldima. Kaerile peab meeldima Simpsonid. Ja võt nii. Ei, ära pane sinna peale, pane kõrvale. Nii. Ja teisele pange ka, on ju. Et mida ma võiks sellest teisest nüüd arvata? Sellest siis nagu, jah. Oota, mis see fingers crossed? See on nagu nii ja naa. Nii ja naa on see, okei. No pane nii. No panen nii pidi siis. Ma loodan, et minu meeldib talle rohkem. Nii, ja nüüd te saate teada vastused, on ju. Kõigepealt te saate teada seda, et mina olen pannud South Parkile nii ja naa, ehk te kumbki punkti ei saa selle eest ja Simpsonitele ma olen pannud pöial püsti. Ehk see on Kristjani punkt ja näed, nüüd selgub siit, et ka mul on siin Simpsonid. Nii, ja nüüd punktide jagamine on siis niimoodi, et kui te saate selle märgipunkti, see on 1 punkt. Ja kui te peaksite veel õigesti ära arvama, siis on 2 punkti juurde. Nii et Kristjanile antud hetkel 3 punkti, sest sa said nii märgipunkti kui õigesti arvamise punkti. Ja nüüd mina, kui väljapakkuja, mina saan maksimaalse arvu punkte, mis teie saite. Ma saan ka 3 punkti. Mul on kuna Kajar tunneb neid mänge ja meie ei tunne, siis ta võib lihtsalt koorida meie käest need punkte. See on juba päris huvitav, okei. See on ka päris tore. Selle nimi oli siis loe mu mõtteid. Loe mu mõtteid, jah. Võtame kiiresti kolmanda mängu ka. Sellise kiire sisenemisega mäng. Vot, ja 3. mäng on nüüd siis veame kihla, jah. Et see on siis selline vähe nagu keerulisema sisenemistasemega mäng, et siin on ikkagi ka kaasa on pandud monopoli raha, kõik saavad endale nagu mingisuguse koguse monopoli raha, kõik saavad endale mängunupud ja see mõte on siis see, et järjest siin mängulaual edasi liikudes kogu aeg toimuvad kihlveod. Näiteks oletame, sa oled saanud selle kaardi. Nii, mina sain selle. Võtke auguta reketid, kas suudate palli üksteisele 10 korda järjest edasi-tagasi lüüa, kasutades ainult oma nõrgemat kätt. Seni, kuni aega üle jääb, saad vajadusel alati otsast alustada. Kui alustasite uut katset enne aja lõppemist, võite ajapiirangut ületada. Mul on selleks... ma tahtsin küsida, mul on reketid. Oletame, et see on nüüd niimoodi, et teie Romiga olete sattunud paari. Teie peate nüüd seda ülesannet täitma. Nüüd mina ja kõik ülejäänud mängijad, kes mängus on, peavad otsustama, kas nüüd nendel tingimustel te saate selle ülesandega hakkama või mitte. Me peame vedama kihla, paneme oma panuse, oletame näiteks mina panen 1000 eurot siia nagu panuseks. Selle peale, et suudame või et ei suuda? No vot, on ju, seda te ei saa teada, mis ma panen, sellepärast mul on siin kaardid, on ju, ja mina panen siia ühe kaardi, kõik teised panevad ka sellise kaardi. Nii, teie saate selle siia kätte. Hakake kütma siis vasaku käega ja 10 korda. Aga mul on parem käsi tegelikult nõrgem. Ei ole midagi, ei usu. Nii, läheb. Ja 1. No, 2 on tulemus, 10 oli vaja. Oota, mitu, meil on mingi... 30 sekundit jookseb, jah. Miks sa sinna poole võitsid? Aeg sai täis. Ei saanud. See on asartne, ei saanud. Nii, pall läks kaduma, aeg sai täis. Ei saanud. Oletame, et ei saanud. See pall läkski kaduma, kusjuures igaveseks ma vastustan. Aja huvides niimoodi paneme siis, ütleme nii. Ja minu pakkumine oli ei. Nii et... Sa saad tonn endale. Nii et mina, ühesõnaga, kui te oleksite nüüd selle ülesande ära teinud, siis te oleks endale saanud selle summa, mis kõik siin nagu sellesse mängu panustasid. Kuna te ei teinud seda ära, siis te seda raha endale ei saanud. Mina panustasin õigesti, mina saan 1000 asemel nüüd, ma saan 2000 nagu
2000 nagu juurde ja kui ma oleks selle valesti panustanud, siis see oleks läinud siia keskele panka ja pangast saab selle kätte siis kui sa satud siia jackpoti ruudu peale, siis on põhimõtteliselt nagu täringuvise, et igaüks saab ühe täringu ruudu ja selle täringuviskega saab keegi see nüüd kiusama, me peame lõputiitrite harjutama seda. Aga väga põnev, 3 uut mängu, mida siis nüüd jõulude ajal ma ütlen, et see on ülimalt hasarti tekitav. See on, mulle tundus ka, et see vist on kõige rohkem, jah? Hasartmängurlust nagu innustav, et see on niimoodi, et seda raha tuleb siia mängu kogu aeg juurde ja juurde ja juurde. Lõpuks võidab see, keda üldse ei oota, sest et need pöörded toimuvad hästi kiiresti. Milline 3 oleks sinu soovitus? Ja, mis sulle enda lemmik oli? Mulle endale see muusikamäng meeldis jah, tegelikult kõige rohkem, aga see on ka nagu väga hasartne. Tegelikult on kõik toredad mängud. Kajar Kase lemmik?